Эрика, блокируй ее! Выжимай, Салюме! Наверх! Наверх, детка-то! Твою мать, Эрika, ты что, глухая, что ли? Erika Salumäe on trekisõidu kahekordne olümpiavõitja aastatel 1988 ja 1992, kahekordne maailmameister, püstitanud 15 maailmarekordit, ent tema lapsepõlv oli eriti keeruline Kasuperes, kus Kasu vanaema ta kodust välja viskas, lastekodus. Karolinil oli väga rõõmus lapsepõlv koos 2 venna ja õega. Kui raske oli tal Erika rolli sisse elada? Püüdsin rääkida inimestega, kellel on sarnased kogemused ja vaatasin näiteks filmi Naeratu ometi, mis ju räägib sarnasest ajast ja üldse uurisin täpselt samamoodi tegelikult teoreetiliselt ja praktiliselt lihtsalt püüdsin endas leida seda tunnetust. Filmi valmimine kestis koos ettevalmistusajaga 4 aastat. Karolin luges läbi kõik raamatud ja artiklid Erikast, järgis rangelt sportlase dieeti, tegi tugevat füüsilist trenni. Iga päev sõitis jalgrattaga. Kuidas see esimene trekisõit tundus? Esimene trekisõit oli Pirita trekil, kui ma kohtusin ja Pirita trekk teadupärast ei ole ka väga heas konditsioonis, ehk siis ta tegelikult ei ole nagu väga turvaline koht, kus praegu sõita, aga see oli adrenaliinirohke, ütleme nii. Aga läks väga hästi, mul läks üldse trekisõiduga väga hästi, et ma tõepoolest libastusin vaid 1 korra ja ka siis ei juhtunud midagi hullu. Sa kohtusid 2 korda Erikaga, kas ta andis sulle mingit nõu või näpunäiteid? Nõu või näpunäited võib-olla tehniliselt lihtsalt trekisõidu kohta, et kui peaks kukkuma, et siis kui muidu näiteks on kombeks, mootorsõiduki puhul on kombeks see, et öeldakse, et lükka ennast rattast eemale, siis trekisõidu puhul, et hoia kindlasti rattast kinni, et ei juhtuks õnnetust. Selles mõttes hullemat õnnetust, kui juba juhtunud on, kui sa oled kukkunud, et sa saad siis koos rattaga alla libiseda, et muidu su jalad on seal pedaalide küljes kinni ja see põrge võib olla nagu sedavõrd tugevam. Aga et üldiselt ega ta nagu muid õpetussõnu nii väga ei andnud peale selle, et ta lihtsalt jagas mulle oma kogemust, mis on nagu kõige suurem kingitus ja mille pärast ma tegelikult temaga kohtuma läksin. Et ta kommenteeriks mingeid olukordi. Isiklik kontakt tekitas Karolinis tohutu aukartuse Erika suhtes. Ma ei tea, kas on paslik öelda, aga ikkagi ma arvan, et ta on nagu mu muusa, antud eluetapis ja kõige paremas mõttes. Mis kõige raskem oli? Oi, ma ei oskagi öelda. Eks vist ikkagi see füüsiline vastupidavus, sest et teadupärast võttel tehakse ju tuubleid, ehk siis mõned tuublid olid 10 korda, 12 korda täiskiirusel trekil sõita. Esimesed 5 tuublit sa võib-olla suudad sõita ja siis hakkab juba jalg krampi minema, aga et kui tuubel pole käes, siis lähed uuesti. Et selles mõttes, et see füüsiline vastupidavus ja tegelikult ka vaimne, et kuidas lõdvestuda, et jääks tegelikult nii vaimselt kui füüsiliselt lihtsalt terveks. Ta on Leonovit. Leonov on meestekoondise treener. No ja siis nad on sportlased. Mina olen ka. Ei ole, sa oled naine. Stavarisem Leonovem. Leonov. Sa oled väga noor näitleja ja üha pearolle mänginud. Kas sa oskad seda kuidagi seletada? Oi, ei oska. Õnn ja juhus ja võib-olla õigel ajal õiges kohas. Karoliini kehastuses on äsjane suur roll Irmana, Anton Hansen Tammsaare järgi valminud filmis Elu ja armastus, rollid filmis Salmonid 25 aastat hiljem, paljudes tudengifilmides ja seriaalides ja ikka enamasti peaosa. Mullu pälvis ta Eesti filmi- ja teleauhindade parima naisnäitleja nominatsiooni. Aga nüüd on sul kodus väike poiss, Maru. Kui palju tema laseb sul mängida? Kas te võtate erialaliselt või kodus põrandal? No ütle mõlemat. No kodus põrandal me oleme hommikust õhtuni. Aga erialaliselt nii palju kui mingid projektid, mis on mul jäänud, mis on mul südamelähedased, neid me leiame võimalusi, et ma saaksin käia. Et ta on väga vapper poiss. Nagu ka nimi ütleb, ta on väga vapper. Mis sul praegu käsil on? No hetkel konkreetselt ei ole midagi, aga me plaanime siin selline lastesaada nagu Tuta asjad on. Ehk siis sellega me plaanime suvel tuuri teha, mis nõuab lihtsalt lavaproove. Tere! Mina olen Tuta ja see siin
on minu sõber Rebane. Et seda me praegu planeerime ja siis teleseriaali võtted hakkavad ka vast varsti pihta. Papsid. Meie Erika film jõuab kinodesse 13. veebruarist.